Nii, tere, tere. Mina olen Kadi-Maar ja olen siin koos Eevaga. Ja me hakkame rääkima natuke geenivõtmetest ja alustuseks ma jagan oma kogemust, aktivatsioonitee kogemust, mis Eeva siis siin läbi viis nüüd suvel meil siis see toimus ja nüüd siin mõnda aega tagasi sai siis läbi jõudes eesmärgi võtmesse. ja, ja minu jaoks see teekond, ma mõtlesin enne ka, et mis see võib-olla kõige olulisem asi nagu välja tuua on ja midagi, mis, mis mulle siis mõtteisse tuli, oli just nimelt see, mm, et milline kingitus on selles, kui me tunnistame seda vastupanu, mis meil inimestena tekib tihtipeale. Ja kui meil on selline turvaline ruum, kus me saame seda tunnistada, et ma mäletan, et enne igat kohtumist ma tundsin sellist ebamugavust. Ja see on midagi väga loomulikku, mida tunda tegelikult nagu muutuse eel. ja, ja kui mõelda ka laiemalt nagu see aeg, kus me praegu oleme, et kui palju muutusi siin ajas on. Et ma sain nii vahetult kogeda iga kohtumisega seda, milline selline avanemine ja pehmenemine on tegelikult selle taga, kui ma enese sees julgen tunnistada seda, et mul on ebamugav või mul on praegu vastupanu võib-olla isegi astuda sellesse ruumi, tulla teiste sekka mingi oma kohaga, mida ma olen harjunud võib-olla väga kuskile ära peitma, mitte näitama. Mm. ja ja noh, selles liikumises on tegelikult tohutu ilu selles osas, et me toome iga kord midagi tervikusse, midagi nähtavale enda jaoks ja, ja omaette selline ilus mõju on sellel, kui ma ei tee seda mitte ainult üksi, vaid ma teen seda tegelikult koos. Ja see aktivatsiooni teekond ja siis need kohtumised siis selle väikse armsa grupiga minule seda pakkusid. ja, ja väga rikastav ja väga äh, jällegi üllatuslikult ma olen ju tegelikult seda teekonda varem küll rohkem üksi läbinud, aga iga kord avaneb midagi uut ja see on ka see geenivõtmete võlu, et kui neid tekste lugeda või ennast kurssi viia sellega, siis, siis või kuulata neid võtmeid, pulssi, siis sa võid iga kord tabada sealt midagi uut, sest noh, lihtsalt iga hetk on uus. ja me oleme äh, loodetavasti avanenud ja avaneme ja pehmeneme siin edasi, et see on ka üks sõnum võib-olla, mis on minu jaoks selline läbiv selles geenivõtmete nagu lähenemises ka, mis mind jätkuvalt ja jätkuvalt puudutab ja toob endale lähemale. Ja ma tahaks nüüd anda sõna Eevale ka, küsida, kuidas oli tema kogemus läbiviijana selle aktivatsiooniteekonnaga, et see oli ju esimene kord seda sellisel viisil ka teha. Jaa, mm, nii hästi, nii ilusti rääkisid, et, Mm. et see, jaa, see oli minu esimene vasikas ja aia taha see ei läinud, sest isegi kui ma mm, esimesel paaril korral tundsin sellist survet, et ma pean inimestele andma infot selle kohta, siis see kogemus jagamisest ja vahetusest ja sellisest
mm, nagu tähelepanust, et milliseid ressursse me siis kanname iseendas, kui me jagame, tõi mind iga korraga lähemale sellele, et miks just selline formaat, see mõtisklemise, vahetu jagamise formaat on oluline ja miks ta geenivõtmete kontekstis on just sellisena välja pakutud. Et see ongi, et informatsiooni me loeme ise, me laseme selle kõik enda seest nagu läbi ja kõnnime sellega läbi oma päevade ja kohtume selle infoga oma sõpradega, oma kallimatega, oma lähedastega, oma perega ja, ja siis jagame mingisuguseid asju vastavalt sellele infole. aga et siis meil on ka, mina tean, et minul oli, kui ma esimest korda läksin 2019 Veenuse kursusele ja, ja kõik oli ju ingliskeelne ja hästi palju oli noh, meil nagu erinevatelt mandritelt inimesi ja erineva kultuuri kontekstis inimesi, et siis ma tohutult igatsesin seda, et ma mm, saaksin seda keelt jagada eesti keeles, mm, seda sellist tunnistamise ja koha peal loomise keelt, et see, ma ei tea, millest ma räägin, mul pole kohustust nagu, et ja mis on ka hea, on, miks see nagu, miks see raamistik on see Veenuse raamistik siis või siis see armastuse ja suhete raamistik siis sel korral on hea, et me ikkagi terve selle kuu jooksul, mis me seda ühte võtit ja oma liininumbrit siis nagu uurime iseendas, et meil on siis ikkagi üks ankur, millest kinni hoida või mille kaudu siis näha, et Richard tegelikult selle kohta ongi öelnud, et maailm on nagu 64 silma, et iga kord, kui me puudutame ühte võtit või mõtiskleme seda ühte võtit, siis me näeme läbi selle läätse siis maailma avaldumas ja avanemas iseendale. et see annab siis nagu sellise fookuse, läbi mille siis selles ühes kuus, mis me ühe selle võtmega siis seotud oleme, võimaluse iseennast näha. mm, ja see oli väga rahuldust pakkuv kogemus mu jaoks ja, ja isegi kui ma arvasin, et 5. kuu lõpus äkki kõik on nüüd tüdinud ja soovivad pausi, siis minu üllatuseks oli selline küsimus ühe osaleja poolt, et noh, millal me siis jätkame. mm, ja nüüd me siis jätkamegi, et hakkamegi esmaspäeval kell 11 juba peale. ja mm, meil praegusel hetkel on ainult selline argipäeva ja hommikune kellaaeg, aga kui kellelgi on äh, isu ja soovi teha seda mõnel teisel argipäeval näiteks, aga õhtusel kellaajal, siis on hea, kui sa annad endast märku ja sest et elu saab ju toetada ainult seda, mida on küsitud. mm, jaa. Mm, ja mhm, ma teen, ma teen nüüd ühe pausi. mhm. No, väga hea. jaa, jaa, et siis nagu sa aru võisid saada, sina, kes sa meid kuulad, et meil on siin olnud üks teekond, mis sai siis nüüd läbi ja nüüd algab siis uus, nagu Eva mainis.
algab Veenuse teekond siis esmaspäevast. ja praegu on jah, siis see päevane aeg on ju, aga et võimalik ka õhtusel ajal tegelikult, noh, et mina ise tunnengi, et ma tahan ka ilmselt liituda, aga see päevane aeg mulle ei sobi, et siis tekib vast ka mingisugune õhtune aeg lisaks, võimalus nendele, kellele õhtune aeg sobib paremini, aga see Veenuse teekond siis puudutab suhteid, eks ole, ja armastust ja üks küsimus ma tean, mis noh, võib nagu peast läbi käia ja ka nii-öelda selles ametlikus programmis sellele on vist ka vastatud nagu seal enne, kui sa sellele registreerima hakkad, et kas ma pean selleks, kui mul ei ole parasjagu romantilist suhet või partnerlussuhet, on ju, et siis kas ma saan, kas ma saan siis osaleda või mis ma sellest kursusest siis saan, kui mul ei ole nagu sellist konteksti parasjagu elus. mis sa arvad? no ma arvan ja mul on tegelikult ka kogemus ikkagi endal selle ametliku programmiga, et ma olin siis just nagu lahku läinud, kui algas Veenuse programm, kui ma sinna läksin, see online retriit. See täisprogramm siis, ja ma võin öelda, ei ole paremat aega mingis mõttes, sest noh, lahkuminek, eks ole, me protsessime enda sees ju nii palju seda, mis on olnud ja kõik need küsimused ja tunded ja asjad, mis meie seest läbi liiguvad, see suur muutus, mille sees me oleme. et kui me lubame endal selle sees olla ja seda kuidagi ära ei mätsi millegi muuga, mis on ka väga loomulik ja inimlik. aga minul oli hästi suur tahe nagu vaadata sügavamalt sisse sellesse suhte teemasse, et olles olnud veidike pikemas suhtes ja seal otsa lühemas suhtes, siis ma sain nii suuri peegeldusi ja ma sain ühel hetkel aru, et see, miks ma ühest suhtest väljusin sooviga kogeda midagi muud, siis järgmises suhtes ma sain nagu noh, nii ilmselge peegelduse sellest, see tõi minu osa nagu mul hästi silmade ette. Ja Veenuse programm andis mulle siis kuidagi juhised ja hästi nagu noh, mis seal kõik on, see omaette, aga lihtsalt see teekond vaatamaks, nagu sa oled välja toonud ka seda oma osa suhetes, see on, no see on väga võimas, kui me hakkame seda vaatama. Ja just selles äh, ja ma praegu märkasin seda, et päris tihti on sellises vestluses tekib see koht, et keegi räägib midagi ja ütleb midagi väga toredasti ja siis tekitab mingisuguse, mis on ka nagu see grupi võlu, et see tekitab sellise tunde, et jaa, nüüd ma tean ka, mida rääkida või mingi Mm. sellise koha või see tuletab mulle midagi meelde või see toob mingi küsimuse mu pähe, eks ju. ja et siis tahaks nagu kohe niimoodi nagu vastata sellele mina just tunnen seda, no ma tundsin praegu seda sihukest elevust ja sihukest nagu väikest kiirust, et mis mind just nagu kõikide nende aastate jooksul nendes programmides, geenivõtmete programmides siis osaledes on just nimelt see, et lihtsalt anda ruumi ja aega sellel, mida keegi on Mm. siis väljendanud, maanduda ja, ja lubada neid pause, Mm. mitte proovida neid kogu aeg nagu täita siis vastamisega. Et Mm. ma praegu hakkasin kohe nagu vastama Mm. ja ja see on väga ilus, et sa tegelikult tood selle mõtiskluse aspekti siin välja, et mis asi see mõtisklus on, mille ümber ka ju tegelikult kõik see geenivõtmete tants nagu käib, et seal keskel on midagi väga-väga lihtsat. just, et me siin natuke Kadi-Maarjaga juba mõtisklesime,
et mis see meie eesmärk siis täna selle tulla siia teie ette on, et mis me mõtisklesime või mis sul praegu nagu tuleb pähe, et mis see meie eesmärk siis täna siin olla mm, nähtaval ja äh, jagamas on. mm, mm. ma tooks võib-olla välja selle, mis mul praegu esile tuleb, et tutvustada lihtsalt ühte võimalust, avada, näidata lihtsalt, et siin on üks selline võimalus, et siin ilusas aias, eluaias on selline aiaosa ja siin on selline taim, mis hakkab varsti avama võib-olla midagi. et või vastupidi, tal on sügisene võib-olla aeg ja ta just langetab oma lehti et, ähm, et tuua tähelepanu sellele võimalusele muude võimaluste seas, eks ole, et ja teha seda läbi sellise mõtiskleva lähenemise, et, et tänapäeva selles infomaailmas on nii palju erinevaid viise, kuidas strateegiaid, kuidas me võime infot edastada ja minu jaoks ka see selline mõtisklev ehk sellele uuele ruumi andev lähenemine, selle värske ilmnemisele ruumi andev lähenemine on kõige nagu kutsuvam või säravam, sest see toob mind ikka ja jälle ka ennast väljendades äh, kontakti ja lähemale iseendale, sest tihti ennast väljendades võib olla nii lihtne minna, noh, seesama mingi kiirus tuleb ja ma lähen kuskile niimoodi, mis on ka väga äge, nagu see, noh, merelaine uhtuda ennast nagu niimoodi, aga ka see teistpidi tulek, et jaa, ja näidata ka seda, minu jaoks on ka see eesmärk näidata ka seda ruumi, mis Eevaga saab avaneda, et meil on siin taustal ka selline väga ilus sõprus ja geenivõtmed on suur osa sellest keelest, mida me ka jagame ja mis meid ka ühendab muuhulgas. Et Eevaga olen mina saanud väga lähedalt kogeda seda, kuidas ka geenivõtmed saavad minusse maanduda läbi teise inimese, tema jagamise, kuulamise ja vastuvõtmise, kuidas need võtmed maanduvad ja avavad minus mingeid uusi kohti. et, äh, et see on see, kui me jagame neid oma koode ja kui rikastav see on. et see on võib-olla minu eesmärk. kas sa tahad jagada oma eesmärki ju? Jaa, noh, võib-olla see tuleb välja. võib-olla tuleb, vaatame. Ja aitäh, see nii ilusti jälle öeldud, et ma hiljaaegu mm, märkasin Facebookis ühe oma sõbra story't, kus ta väljendas äh, võib-olla natuke niisugune pettunult mingisugust seisukohta valimiste või nende kohta, kes astuvad praegusel hetkel mingisuguste erakondade ridadesse. Ja see tõi minu jaoks nähtavale ühe sellise hästi nähtava valdkonna, kus me, kus me kõiki kind of kirjutame alla sellele, et keegi on õige ja keegi on vale. Mm. Ja siis mul nagu tekkis kohe nagu niisugune sisemine elevustunne, et kuidas luua selliseid ruume, suuri või väikesi, kus me lihtsalt näiteks mõtiskleme selle üle, et noh, mida näiteks üldse tähendab parempoolne või vasakpoolne ja mitte midagi muud ei teegi.
et kuidas nagu mingisugused asjad, mis on läinud nii tõsiseks ja tõsiseltvõetavaks ja suureks ja tähtsaks, selliste uurimuslike nagu tähelepanu pööravate, lihtsusele tähelepanu pööravate nagu viisidel, nagu on geenivõtmetes just nimelt mõtisklus. Mis see siis teeb meiega või et kas, kuidas, et noh, mina ise olen kogenud ainult avavat nagu noh, tunnet või avavat sellist pehmenevat kvaliteeti. Et loomulikult, kui see nagu see mõtisklus viib uuesti nagu sellisesse mentaalsesse kohta, et siis ta võib jällegi panna seal mingisuguse asja lukku, aga kui seda jätkata ja jätkata nagu sellises keskkonnas, kus see on lubatud, kus sa ei tee vigu, siis ma arvan, pehmenemine on nagu mm, vältimatu. Mm. Mm. minu jah, võib-olla minu selline mm, eesmärk siin täna olla nähtaval ja jagada enda mõtteid ja mõtisklust, siis on just nimelt see, et tulla nähtavale rohkem oma sisekõnega ja märgata, et kas minu sisekõne vastab minu välisele elule ja sellele, mida ma nagu erinevates suhetes inimestega väljendan. või on seal ühel pool see, et ma arvan midagi ja ma proovin ära arvata, kuidas ma olen või pean olema kuidagi, mille taga siis ongi väga selgelt see, et elu käib kuidagimoodi. või on siis see, et mina olen looja ja, ja ma võtan julguse kokku ja väljendada iseennast lahkelt ja heatahtlikult. jah, Mm. et see on minu praegune eesmärk. Mm. jah. jaa, väga kaunis. Ja seda kõike on siis võimalik avastada, eks ole, selles ruumis just nimelt, et kus on hoitudki seda mõtiskluse nagu mm, kvaliteeti või seda keskmes, eks ole. ja selleks, et siis avastada ja kogeda ja avada iseendas ka seda mõtisklemise oskust. võib-olla võiks seda nii nimetada. Mm, siis ma tunnen, et jah, see algav noh, Veenuse teekond on väga hea võimalus selleks, et need on lihtsad inimlikud ruumid, kuhu saab tulla sellega, mis sa oled parasjagu, et ei pea mitte midagi jätma ukse taha. ja, ja see on ju väga kaunis tegelikult, et mina tulles ringiga tagasi selle juurde, millest ma alustasin, siis jah, see kuivõrd toitav ja ähm, enesekaastunnet ja enesega ühendust süvendab ja sealt ka avab seda ühenduse ruumi teisega, et kogeda puhtamaid suhteid, mis on vähem reaktiivsed, vähem üksteise peale ähm, mingeid asju panevad, vaid et seal saab toimuda selline ilus nagu kaheksa liikumine. et ja see on ilus kogeda seda ja ilus avada iseendas rohkem seda võimekust. mul on väga hea meel, et sul on tahtmist ja kutset
teha seda teekonda ja avada seda ruumi teistele ka osalemiseks. Mm. ja Mm. ma arvan, et me oleme täitnud oma eesmärgi. ma arvan ka. ja me võime võtta veel paar minutit selleks, et lasta sellel, mis me oleme siin jaganud, endasse settida ja lihtsalt hingata koos siin. Tule ka meiega. Mm. Hmm. Me paneme igasuguseid linke ka siia alla, et siis ja kui sul on küsimusi, siis võid ka julgelt kirjutada, oleme olemas. ja kõike mõnusat. häid pause.